Eesti on 300 aastat olnud katoliiklik maa. Milline on Rooma katoliku kiriku ajalugu Eestis ja milline on katoliikluse tänapäev? Neile küsimustele otsime vastust loengus Katoliiklus Eestis. Mina olen kirikuloolane Priit Vahtmets. Ent enne, kui jõuame Eesti juurde, heidame korra pilgu katoliiklusele maailmas. Katoliiklus, Rooma katoliku kirik on üks kolmest kristlikust osaduskonnast õigeusu kiriku ja usutunnistuskirikute kõrval, mis kristliku maailma või kristliku kiriku moodustab. Ja neist kolmest on ta ka kõige suurem kristlik osaduskond. Nii et katoliiklasi on maailmas üle 1,3 miljardi inimese. Katoliku kirikus teenib ligi 500 000 vaimulikku ja kogudusi on üle 220 000. Nii et tegemist on väga suure organisatsiooniga. Alates 2013. aastast on Rooma paavstiks Argentiina päritolu Franciscus. Nii nagu katoliiklusel on pikk ajalugu, on ka katoliiklusel Eestis pikk ja auväärne ajalugu. Katoliiklus jõudis Eestisse 12.–13. sajandil kõigepealt rahuliku missioonitöö tulemusena ja seejärel siis juba 13. sajandil Eesti ristiusustamise tulemusena. Ristiusustamine tähendas ka Eestisse kirikute võrgustiku rajamist, kiriku osalemist ka maa valitsemises ja Eesti liitmist kristlikusse Euroopasse, kuhu Eesti ju tänini kuulub. Ja see tähendas ka kristliku pühade kalendri juurutamist, kristliku moraali juurutamist ja sellisena oli Eesti katoliiklik kuni 16. sajandini, kuni luterliku reformatsioonini. Sellest ajast, sellest esimesest 300 aastast on eesti keeles arvatavasti olemas ka tähtsamad palved, eestikeelsed 10 käsku, usutunnistus ja 7 surmapattu. Teadaolevalt jutlustasid katoliku vaimulikud ka ikka eesti keeles ja eriline tähtsus on siin just vaimulikel ordudel, eeskätt tsistetslastel ja dominiiklastel, kes tegelesid rahva hulgas jutlustamise ja missioneerimisega. Luterliku reformatsiooni järel 16. sajandil katoliiklus taandus ja Rootsi võimu ajal 17. sajandil oli see luterlikus Rootsi riigis, kuhu hulka ka Eesti alad kuulusid, täiesti keelatud. Ja sellele vaatamata on sellest esimesest perioodist, sellest esimesest 300 aastast Eesti usulisele maastikule lisaks kirikutele jäänud ka veel mitu olulist maamärki. Neist kõige tuntum võib-olla on Pirita klooster, 15. sajandist pärit Pirita klooster, Birgitiinide ordu klooster. Kloostri kirik pühitseti sisse 1436. aastal. Mõistagi ehitusega oli juba varem alustatud ja järgmised 175 aastat sai see klooster siis tegutseda, enne kui see 1577. aastal Vene vägede poolt Tallinna piiramisel kõigepealt tugevasti rüüstati ja jäi nukrasse seisu. Päriselt tühjenesid varemed Põhjasõja järel 18. sajandil, kui tegelikult katoliiklus Eesti alal taas juuri alla hakkas ajama. Ja just Pirita kloostris ka toona need taas Eestis tegutsema asunud katoliiklased 18. sajandil, 19. sajandil käisid, omandas sellise erilise tähenduse ja eks eriline on see klooster katoliiklaste jaoks praeguseni. 1783. aastast kuulusid Eesti alakogudused kogu Venemaad koondavasse Mogilevi peapiiskopkonda. Õigupoolest koguduste asutamisest saame me Eestis rääkida alles 18. sajandi lõpust, 19. sajandi algusest. Teadaolevalt 1786. aastal peeti Eestis esimene teadaolev katoliiklik jumalateenistus pärast reformatsiooni järgset aega. Sel ajal oli Tallinnas ligi 300 katoliiklast. 1845. aastal jõutakse siis esimese kiriku rajamiseni Tallinnas. Kogudus tõsi oli asutatud juba 1799. aastal. Ja riburada pidi siis tekivad kogudused ka Narvasse, tööstuslinna, ülikoolilinna Tartusse ja Valka, kuhu
koondusid siis Poola ja Leedu rahvusest raudteetöölised. Just Poola ja Leedu rahvusest see katoliku kogukond 19. ja 20. sajandi alguses ongi. Katoliku kogukond kasvab, nii et 20. sajandi alguses oli Eesti alal ligi 6000 katoliiklast. Eestlasi nende seas oli vaid üksikuid, valdavalt ikkagi Poola ja Leedu rahvusest inimesed. Kogudustest kõige suurem oli siin pildilgi näha Tallinna Peeter Pauli kogudus ligi 2300 liikmega ja väikseim Valga kogudus umbes 400 liikmega. Eesti omariikluse aeg tähendas selle kogukonna vähenemist, sest paljud teisest rahvusest inimesed Eestist lahkusid, nii et 1920. aastate alguses oli sellest 6000 pealisest kogukonnast jäänud alles natukene vähem kui pool, umbes 2500 inimest. Siin on siis näha see katoliku kogukonna kõige väiksem kogudus kirikuhoone Valgas. Eesti omariikluse aeg tõi kaasa ka muutuse kiriku struktuuris, kui seni oli siis kuulutud Mogilevi peapiiskopkonda, siis 1918. aastal taastati Riia piiskopkond ja Eesti kogudused liidetakse Riia piiskopi alluvusse. 1923. aastal saab Riia piiskopkonnast peapiiskopkond ja Eesti eraldub Riia peapiiskopkonnast. 1924. aastal asutatakse Eestisse apostellik administratuur ja sellega rakendatakse siinsed kogudused siis Riia peapiiskopkonnast lahti. 1921. aastal saadab paavst Benedictus XV Eestisse apostliku visitaatori Antonino Cecchini ja temast saabki siis 1924. aastal esimene Eesti apostlik administraator ehk siinsete katoliiklaste juht. Valdavalt teisest rahvusest kogukonda teenisid ka välisriikide kodanikest vaimulikud, seda oli lubatud teha siis Eesti riigi eriloal. Ehkki tõsi, juba Cecchini üritas ametisse leida ka Eesti rahvusest vaimulikke. Kogukond oli tõesti kirev, oli Saksa, Läti kogudusest, rahvusest vaimulikke kuni Luksemburgi ja Hollandi kodanikeni välja. 1926. aastal püüdseti esimese eestlasena preestriks Leon Abraitis, kes kõigepealt töötas Tallinnas ja seejärel Narvas, aga kurblooline on see, et 1930. aastal ta noore mehena suri. Uus katse Eesti preestreid koolitada tehti 1930. aastatel, aga seegi katse suurt õnnestumist endaga kaasa ei toonud. Küll aga intensiivistus missionitöö eestlaste seas 1930. aastatel. See oli aastakümme, kui Eesti katoliiklasi asus juhtima Saksamaalt Tallinnasse preestriks tulnud Eduard Profitlich, kellest sai 1931. aastal Cecchini asemel Eesti apostolik administraator. Ühtlasi allutati siinsed kogudused otseselt paavstlikule Venemaa komisjonile, mis kavandas ka katoliku kiriku tegevust Venemaa suunal. Niimoodi püüti haarata enda rüppega õigeusklikke. Ka Eestis asutati mitmeid idariituse kogudusi, kus siis järgiti õigeusu liturgiat, aga kogudused kuulusid katoliku struktuuri. Profitlich oli innukas kirikujuht, kelle eestvedamisel liideti üksikkogudustena registreeritud katoliku kogudused viimaks ka ametlikult üheks kirikuks kokku, nimega siis katoliku kirik Eestis. Ja nagu öeldud, siis uue juhi saabumisega seoses hakkas kirik senisest enam tegelema ka missionitööga eestlaste seas. Selleks hakkas ilmuma
eestikeelne katoliklaste häälekandja kiriku elu, laiendati ka koguduste võrgustikku. Tõsi, esialgu see kiriku liikmeskonnas ei peegeldu, sest ka 1934. aasta rahvaloenduse andmetel ent katoliklastena määratlevate isikute arv kasvanud ei ole, pigem on ta stabiilne. Aga katoliku kirik sellele vaatamata näitas 30. aastatel aktiivsuse ja aktiviseerumise märke. Siin te näete pilti sellest, kuidas siis 1936. aastal tähistati pidulikult Pirita kloostri 500. aastapäeva ja sel puhul siis seal peetud liturgiat. Nõukogude aeg tõmbas sellisele tõusule ja aktiviseerumisele muidugi pidurit. Kõigepealt tabasid repressioonid katoliku kiriku vaimulikkonda ja ka liikmeskonda. Paljud koguduse liikmed muidugi lahkusid. Kõige kurbloolisem oli Eduard Profitlichi saatus, kes nõukogude repressiivorganite töö tagajärjel kõigepealt vangistati ja siis ka vangistuses suri. Koguduste võrgustik kahanes ja tegutsema jäid vaid 2 kogudust Tartus ja Tallinnas. Liikmete arv püsis küll nõukogude aja vältel stabiilne, aga sellist 30. aastate aktiivsust muidugi riigi seatud piirangute tõttu esialgu täheldada ei saa. 1970. aastaks oli katoliku kiriku vaimulike arv Eestis kahanenud, nii et 70. aastate lõpust alates teenis siis Eesti kogudusi vaid ainult üks preester, Michaelis Krumpans, kes siis oli selliseks koguduste alalhoidjaks ja ka kasvatajaks, sest 1970. aastatel katoliklaste seas tekkis selline uus kasvamise ja ärkamise laine. Nimelt, kui 1930. aastatel oli kirik püüdnud missioonitööd eestlaste seas teha, siis 1970. aastatel hakkasid ka tõepoolest need eestlased katoliku kogudustesse jõudma. Need olid noored inimesed, kelle taust oli sageli seotud varem luterlusega. Lisaks sellele tundsid katoliku kiriku vastu huvi ka noored luteri pastorid, kes käisid sageli Leedus ja Leedut külastades nägid nad sellist katoliku kiriku tugevust ja soovisid siis seda vaimulaadi ka Eestisse tuua ja Eestis juurutada. Sellel on oma mõju ka luterlikule identiteedile juba 1980. ja ka 1990. ja ka 21. sajandi alguskümnenditel. Aga kui vaadata seda katoliku kogukonna kasvamist, siis neid ühendab tavaliselt selline kunsti, teaduse ja muusika huvi Gregoriuse laulu vastu. Nii et selle tulemusena siis jõuab katoliku kirikusse selline elitaarne, tark seltskond. Samal ajal hoiab paguluses katoliiklaste lippu üleval preester Vello Salo, kes tegeleb aktiivselt ka eestikeelse kirjasõna väljaandmisega ja ka õppejõuna. Ja Vello Salo jõuab siis 1990. aastatel tiiruga tagasi Eestisse ja hakkab siis ka eestlaste keskel just kirjasõna levitamise ja ka katoliku vaimulikuna tööle. Kui me nüüd jõuamegi 1919. aastasse, siis on sellega seoses õigustatud ka heita pilk Eesti Vabariigi ja Püha Tooli ehk siis Vatikani kui katoliku kiriku keskuse suhete vahele. Õigupoolest Eesti Vabariigi ja Püha Tooli suhted on juba sõlmitud 1921. aastal
ja Püha Tool taas tunnustas Eesti riiki 1991. aastal. Nõukogude okupatsiooni ei ole Vatikan tunnustanud. Juba alates 1990. aastatest on Püha Tooli ja Eesti Vabariigi suhteid iseloomustanud selline tihe läbikäimine ka riigi peade tasandil. 1993. aastal oli väga tähtis paavst Johannes Paulus II visiit Eestisse ja sellele järgnes juba järgmisel aastal Eesti Vabariigi president Lennart Meri visiit Vatikani. 2018. aastal külastas Eestit paavst Franciscus ja järgmisel aastal tegi vastu visiidi president Kersti Kaljulaid. Siin mõned pildid siis paavst Johannes Paulus II visiidist vastuvõtust Niguliste kirikus, kus te näete siin siis paremal paavst Johannes Paulus II ja vasemal siis Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute esindajaid Kuno Pajulat, Einar Soonet ja Joosep Tammot. Ja Johannes Paulus II vastuvõtt Tallinna Raekoja platsil ja selline rohkearvuline ja suurt tähelepanu pälvinud see visiit oli. Siin aga siis 2018. aastal Eestis käinud paavst Franciscus Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute esindajate keskel Tallinna Kaarli kirikus. 1992. aastal taastati Eestis ka Rooma katoliku kiriku apostellik administratuur. Esimeseks apostolikuks administraatoriks määrati paavsti nuntius Balti riikides ehk paavsti saadik Balti riikides Justo Mullor Garcia ja tema eestvedamisel siis hakati katoliku kiriku struktuuri Eestis taas looma. 1999. aastaks jõuti Eesti Vabariigiga kokkuleppele, sõlmiti välisleping, nii et Rooma katoliku kirik on ainus Eestis tegutsev välislepingu alusel tegutsev kirik. Selles pandi siis paika nii Rooma katoliku kiriku õigus kristlikule haridusele, ka kirikustruktuur ja muud säärased kiriku tegevust reguleerivad punktid. 1996. aastal jõudis Eestisse Philippe Jourdan, kellest sai Eesti katoliklaste juht. 2005. aastast on tema piiskop ja ta on ühtlasi ka Eesti kirikute nõukogu asepresident. Siin pildil te teda siis ka näete. Katoliku koguduste võrgustik on üle-eestiline, kirikusse Eestis kuulub 14 kogudust ja umbes 6500 liiget. Siin te näete siis katoliklaste peakirikut Eestis, Peeter Pauli katedraali Tallinnas. Katoliklus tänapäeva Eestis on jätkuvalt mitmekeelne, ehkki rõhuv osa sellest on eestikeelne kogukond, siis siia kuulub tõesti ka mitmest teisest kultuuriruumist ja keeleruumist pärit inimesi. Katoliku kirik on silma paistnud ka innuka koolide ja keskuste rajajana, kusjuures haridusasutuste rajamisega on kirik suutnud Eesti ühiskonda jätta märkimisväärse jälje ka väljaspool kiriku liikmeskonda. Mainimist väärib näiteks Tartu katoliku hariduskeskus. Tallinnas tegutseb ka preestriseminar, mis koolitab preestreid. Sealgi on siis see rahvaste seltskond mitmekeelne ja mitmest erinevast kultuuriruumist ja piirkonnast maailmas. Tähelepanu on pälvitud ka palverännu teedega. Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks töötasid näiteks katoliklased läbi 7 maakonna kulgeva umbes 600 kilomeetri pikkuse palverännu tee ja ka selle kaardirakenduse, mis siis algab Pirita kloostrist Tallinna külje alt ja lõpeb siis Lõuna-Eesti piiri ääres Vastseliinas, aga samamoodi on siis juba
1990. aastatest tehtud palverännakuid ka Viru-Nigulasse ja siin pildil te ühte sellist palverännakut ka näete. Viimasel ajal on katoliku kogukond paistnud silma ka 1930. aastatel kogukonda juhtinud Eduard Profitlichi õndsaks kuulutamise protsessiga. See on pikk protsess, mis siis loodetavasti jõuab juba lähiajal ka piiskop Eduard Profitlichi õndsaks kuulutamisega. Eestis tegutseb ka mitmeid kloostreid, nii et lisaks koguduste võrgustikule on Eestis ka kloostrite võrgustik. Jätkuvalt ikkagi neist kõige tuntum ilmselt on Pirita klooster. Siin te näete pildil siis uut ja vana kloostrit kõrvuti. Vana klooster siis paremal, uus klooster vasakul, mis avati 2001. aastal ja tegutseb siis Birgitiinide kloostrina. Ja siin viimaks siis ka üks pilt nüüd juba ajalukku jäänud koroona pandeemia ajast sealsest Pirita kloostri teenistusest. See oli lühikene ülevaade Rooma katoliku kiriku ajaloost Eestis ja tänapäevast. Aitäh kuulamast ja vaatamast!